Tere! Ma tahaksin täna rääkida sellisel huvitaval teemal, nagu on see elumärkide lugemine ja selliste juhatustest arusaamine. Ehk siis, et võite uskuda seda, kas elumärgid on olemas või mitte. Sellel isegi ei ole mitte mingit vahet. Võib nendesse märkidesse või juhatustesse suhtuda lihtsalt kui olulistesse infokildudesse, mis aitavad inimesel otsustada. Sest et isegi kui inimene mitte millessegi üleloomulikku ei usu, siis isegi selle inimese elus on tegelikult erinevad sündmused, erinevad infokillud, erinevad järeldused ning tegelikult on see kõik ju sama, mida mõni nimetab märkideks, mida mõni nimetab juhatuseks ülevalt poolt. Kuid räägiksime korraks sellest, kuidas siis aru saada nendest olulistest märkidest või olulistest juhatustest või kui kasutada ratsionaalsemaid väljendeid, siis nendest pusletükkidest, kuidas saada aru olulisest informatsioonist. Ja seoses sellega ma tahtsin teile rääkida sellisest raamatust nagu Alkeemik. Paulo Coelho on siis autor. Ja siin on nüüd ülimalt hästi ja detailselt kirjeldatud seda, kuidas inimene otsib oma saatust või oma teed. See on siis lugu karjapoisist, kes siis kohtab kuningat ja kuningas on siis lihtsalt ühe inimese kujul, keda ta kohtab kuskil pingi peal. Kuid siin on ülimalt hästi kirjeldatud seda, kuidas poiss saab aru, et ta kohtas just teejuhti ja teejuhid, kui nad tulevad, et ma toon selle raamatu põhjal siis näite, et kui teejuht tuleb teie ellu ja tahab teile edastada teile olulisi mõningaid sõnumeid, siis kindlasti ei tule ta üksinda. Ehk siis informatsioon, mida te saate, kui te näiteks kohtute kellegagi ja juhatus, mida te saate, ei ole kunagi juhatus iseseisvalt. Ehk siis tegelikult muud elusündmused ja muud infokillud toetavad tegelikult alati seda, mida te kellegi käest siis kuulete. Ehk siis, et kui tuleb mingi juhatus, siis tulevad ka toetavad sündmused, mis kinnitavad selle juhatuse õigsust ja selle juhatuse autentsust ja vastavust siis teile, teie sagedusele ja teie olemusele. Karjapoiss kohtab selles raamatus pingi peal siis ühte härrasmeest, keda ta nimetab kuningaks, kes räägib talle, kui oluline on järgneda oma südamekutsele, kui oluline on järgneda oma soovidele, kui oluline on järgneda sellele positiivsele ärevusele, mis tekib inimeses, kui ta mõtleb mingi stsenaariumi peale või mingi sündmuse peale või mingi plaani peale. Ja see poiss tegelikult, mida ta siin teeb, on see, et ta esmalt kuulab ära siis selle kuninga soovitused, selle kuninga tarkused, kuid see ei ole kindlasti veel piisav selleks, et ta kohe hakkaks radikaalselt tegutsema. Poiss, see karjapoiss ootab siis ära, mitte küll teadlikult, kuid siiski ootab ära ka mõningad toetavad sündmused, toetavad intuitsioonid. Näiteks hakkab loodus talle andma ka erinevaid märke ja viiteid selle peale, et just see on tema tee ja selle poisi tee on liikuda Hispaaniast Põhja-Aafrikasse ja otsida oma varandust. Nüüd see raamat tegelikult oli suureks inspiratsiooniks ka mulle Eestist äraliikumiseks, ehk siis oma loo otsimiseks. Ja kui küsida nüüd, et kuidas tunda ära neid märke või neid juhatusi, mida elu siis meile annab, siis selle võtmeks ongi tegelikult
mõtete selline marginaliseerimine või siis selle krampliku mõttetöö osaline, mitte nüüd päris peatamine, aga natukene kõrvale lükkamine. Ehk siis, et meie oma peas oma mõtetega harva tuleme mingite geniaalsete selliste ideede peale ja elu muutvate otsuste juurde. Geniaalsed ideed ja elu muutvad otsused tulevad siis, kui mõttetöö lõpeb, kui tekib väike lõõgastus, kui tekib väike puhkus sellest intensiivsest mõttetööst. Ja just nimelt sedasi läks ka minuga, ehk siis ma võtsin aja maha, käisin metsas jalutamas, tegin erinevaid praktikaid ja vaimseid praktikaid ja see selgus tuli minu juurde. Ja selgus tuli minu juurde mitte tühja koha pealt, vaid ikkagi seda selgust toetasid ka erinevad sündmused mu elus. Milleks üks sündmus oli näiteks selle raamatu minu kätte jõudmine, mis oli ka väga selline huvitav juhtum. Kuid kui nüüd ikkagi tulla videoteema juurde tagasi ja proovida defineerida seda, kuidas siis ära tunda neid olulisi sünkroonsusi elus ja neid olulisi teeviitasid elus ja neid infokilde ja juhatusi, siis selle võtmeks ongi mõttetöö peatamine, lõõgastumine, puhkamine ja selline luba anda nendel pusletükkidel siis ilusti kokku minna, selleks, et tekiks sisse suur selgus. Ja kui rääkida sellest raamatust, siis kindlasti ma soovitan seda raamatut ja selle raamatu ei taha küll lõppu ära rikkuda, kuid kui rääkida sellest, milline oli selle poisi teekond selleks, et leida oma varandus, leida oma tee, leida oma saatus, siis see tee oli krutskeid täis. Ei maksa loota, et kui tuleb mingi juhatus, ta lähte seda tegema ja kohe kõik õnnestub. Et märke ja juhatusi tasub lugeda, kuid 100% lõpuni neid usaldada ka ei tasu. Ehk siis, et alati tuleb üle kontrollida, ehk siis oodata ka mõni toetav sündmus või mõni toetav juhatus. Ja sedasi tegelikult läks ka poisil, et kui ta Hispaaniast Põhja-Aafrikasse jõudis, siis kohtas ta seal ühte teejuhti, kes muide rääkis ka hispaania keelt ja rääkis ka araabia keelt. Ja poiss võttis seda kohe märgina, et see inimene ongi minu abiline siin, andis kogu raha tema kätte ja läks niimoodi, et see poiss jäi sellest rahast ilma. Nii et siit raamatust tuleb välja ka tarkus, et jah, elumärke, sünkroonsusi tuleb küll lugeda, kuid neid ei saa lõpuni usaldada, ehk siis tuleb kindlasti lubada ka toetavaid märke enne, kui hakata lõplikult tegutsema ja järske otsuseid langetama. Ja selle poisiga läks niimoodi, et ta andis oma raha siis sellele nii-öelda teejuhile, kes tema ellu tuli. Rahast jäi ta ilma, ehk siis elu kohe testis seda, kas poiss on ikka valmis järgnema oma varandusele. Ja poiss siis jäi rahast ilma, oli valmis juba loobuma, kuid siis leidis ikkagi endale töö otsa Põhja-Aafrikas juba. Leidis endale töö otsa, mis muideks oli kristallipoe kristallide turundus. Ja ta töötas seal üle aasta ja teenis seal siis korraliku tasu, korraliku raha, piisavalt selleks, et naasta Hispaaniasse, seal kus ta oma teekonda alustas, osta tagasi oma varad ja hakata siis seal elama seda elu, mida ta elas. Kuid siis kohtas ta jälle selliseid mõningaid märke ja juhatusi, et ei, tema eesmärk ei ole tagasi minna, tema eesmärk on ikkagi minna ja järgneda oma saatusele, minna ja üles otsida oma varandus. Ning selle juhtumi puhul me nägimegi seda, kuidas inimese teele tuli kohe test, ehk siis ta läks ja järgnes oma
kutsele, oma varandusele. Ja kohe tuli test, ehk siis, et keegi pettis sealt raha välja, ehk siis elu testis teda, kas ta on ikka valmis järgnema oma loole. Ja poiss läbis selle testi, kuid teda toetasid jällegi need samad elumärgid, mis teda juhatasid ja mitte ainult üks märk jällegi. Alati on mitu märki, mitu infokildu, mitu pusletükki selleks, et saaksite järgneda oma loole, järgneda oma siis südamekutsele. Ja kui nüüd võtta see video point kokku, siis ärge kunagi usaldage ainult ühte märki, ühte pusletükki, vaid oodake, kuni tulevad juurde toetavad sündmused selleks, et te saaksite järgneda oma südamekutsele. Veel kord siis soovitan seda raamatut. See raamat mängis suurt rolli selles, et ma täna olen siin Malaisias Kuala Lumpuris ja kui sa oled parasjagu oma südamekutse, elukutse otsingutel, siis ära väga pingsalt mõtle, jäta mõttetöö kõrvale, võta aeg maha, lõbutse, lusti, käi võib-olla looduses ja lase lihtsalt tulla sellel selgusel. Kuid see selgus siis tuleb selliselt, et seda hakkavad toetama ka erinevad märgid ja sünkroonsused ja pusletükid. Nii et kõik läheb sul elus hästi. Loe märke ja järgne neile. Nüüd minu selline teekond ja südamekutse, selle kohta mulle tuli selgus alles pärast seda, kui ma olin hakanud järgnema oma südamekutsele, olin hakanud lugema märke, olin hakanud liikuma ja liikumise pealt ning protsessi käigus tulevad kõik need vastused. Vastus ei tule siis, kui sa istud, midagi ei tee ja proovid asja välja mõelda. Siis ei tule mitte midagi. Tuleb hakata liikuma, tuleb hakata testima, tuleb hakata proovima ja protsess juba toob siis need vastused. Minu vastus oli see, et ma hakkan tegema inimestele personaalseid konsultatsioone või coachinguid. Seda ma ka tänaseks päevaks teen, kuid ma pidin selleks Eestist ära liikuma. Ma pidin selleks tulema Aasiasse. Ma pidin selleks läbima teatuid õppetunde, nägema midagi, selleks, et sellest lõplikult aru saada. Ja ma kutsungi sind, kes sa soovid võib-olla leida oma teed, soovid eemaldada mõningaid takistusi oma teelt, soovid, et su potentsiaal avalduks, siis ma kutsungi sind oma konsultatsioonile. Kirjuta mulle Instagramis, kirjuta mulle Facebookis, lepime aja kokku ja teeme online kohtumise, kus me vaatame üle sinu praeguse elu situatsiooni, vaatame üle, mis sind takistab võib-olla oma kutsele järgnemast ning paneme paika konkreetse sammu, mida sa saaksid teha selleks, et su elu ilusti edasi veereks. Nii et kirjuta mulle ja lepime kokku. Soovin sulle kena päeva või kui sul on õhtu, soovin sulle kena õhtut. Ise ma olen siin Malaisias Kuala Lumpuris ja lähen otsin endale nüüd mõne toidukoha, et siis korralikult süüa. Ehk siis üks õppetund, mis siin raamatus veel on see, et südamekutsed ja need on kõik väga toredad asjad, aga esmajoones tuleb silmas pidada, et ikkagi kõht oleks täis, et sa oleksid korralikult maganud ja et sul oleks nii-öelda siis füsioloogilised vajadused rahuldatud. Nii et kui sind huvitab konsultatsioon, võta minuga ühendust. Kui sa konsultatsiooniks veel valmis ei ole, siis otsi üles raamat, loe läbi ja sa näed, kuidas elu hakkab edasi minema. Kena päeva sulle. Tšau!